alustab, Rooba tõuseb, Uku Tanel Laast ja leiab viskest Pette ette, Nikola Nõum püüab ja tõrjub ka teise viske. Marusk tõrjub, Hiiend keskele, Tauri Volt ei saa Nikola Nõumist mööda ja 7 meetrit määratakse. Ehk õnnestub temal värske mehena paremini. Ja peaaegu tõrjus. Kohtunikud näitab siin Gennadi Aleksandrov, et oli jooks, jah. Ja Laast paneb, midagi ei ole teha, ja Laast ise, Eston Maruski vastu. Mitte kõige kõvem vise, aga petis ära väravahi. Meisterlik, kukub talle sülle, teeb otsa jooksu. Väga meisterlik sööt Uku Tanel Laastult, aga noorem Leesi vendadest ei realiseeri. Rooba ei realiseeri, Rooba on täiesti katki liimist laati, tema Sereitsikas tõstab Turaevi ja saab lõpuks, saab kaanel korgi lahti. Turaevil kulus 97 minutit ja 25 sekundit finaalseeriasse esimese värava viskamiseks. Alustab üsna kaugel. Saab mööda ja saab väravasse. Pidi üle elama esimese mängu normaalaja lõpus ja esimesel lisaajal. Aga Uku Tanel Laast eksib. Laast, Skrõpak tõuseb. Napsep ei pääse. Laast seal jala pealt. Turaev ei olnud seal absoluutselt valmis, ei olnud käed üleval ega midagi. Turaev täiesti mängust väljas, seisab, käed rippu külgedel. Läks. Ja blokist tulnud viske saab veel. Peedomaa siin ja nüüd näitab otsajooksu. Otsajooks ta oli, mehed ei läinud eest ära. Peedomaa on selle otsajooksu käigus seal ka viga saanud. 2 vale otsust ja siin Peedomaa näitab Laastule ka. Laast ei ole, Peedomaa ei ole rahul sellega, mis teeb Laast. Läheb ja sõimleb seal ilmselgelt. Kohtunikel hakkab mäng käest ära minema. Ja siin Peedomaa nõuab 2 minutit. Näitas, et Laast pani küünarnukiga. Ja kui see Laast ka selle küünarnuki seal ette pani, siis kohtunikud seda ei näinud. Küll oleks pidanud kohtunikud nägema siin. Peedomaa, saavad kollased kaardid nüüd mõlemad treenerid. Peedomaa väga agressiivselt mängu. Laast pääseb viskele ja pääseb resultatiivsele viskele. 18-16. Näitus Laast söödupetet ja läks viskele ja täpselt Eston tõstis jala üles. 9 meetrit. Mäng väga pingeline. Põlva otsis viiki ja Puna selle jala pealt leidis. Skrõpak jääb seisma. Just nii nagu paaril korral kaitses on seisnud vasak sisemise koha peal Turaev ja Puna kohe karist tagant tegema midagi. Ja põrkab rinna pealt minema see pall. Ja Puna väga kiiresti. Põrutab peaga väga valusasti praegu vastu põrandat seal Laastu juures. Sirgete kätega tuli vastu sinna. 2 minutit on õige, sellise kohtuniku ründamise eest ei oleks ka palju punast kaarti küsida. Laast läks väga jõuliselt Punale seal vastu, juba pärast seda, kui Puna oli oma kiire viske teinud. Ja seal oli küll väga jõuliselt mindud. Ütleme nii, et noorel Põlva mängumehel vise oli sirge käega vastas, ei olnud küünarnukiga, nägime kordusest, küll sirge käega, väga robustselt vastas, kohtunikud seda ei märka, ja pall Kehra käes, Uku Tanel Laast keskel, purjetab läbi. Sai veel Lõõkese näpu otstest selle sisse visatud. Ja Lõõke on seal tegemas peaaegu juba paraattõrjet. Aga viik, 20-20. Väga lihtsalt jälle 7 meetrit. Hirmsa vihaga mängib Uku Tanel Laast. Esimesel poolajal 6 väravat, 7 meetritest osad need. Ja jätkab Uku Tanel Kehra poolt siis Põlva kaitse hävitamist. Lõõke raputab pead, läheb ise 7 meetril Laastu vastu, Laast paneb näilis. Aevil oleks nagu 4. ja 5. käik ära võetud, nagu sõidaks 3. käiguga vana Mosse. Suur ja raske, minekut ei ole. Puna hoiab palli, Muuga täiesti nullist. Nikola Nõum teeb tõrje, julgen öelda, et otsustava tõrje praegu. Minut keskele Punale pall, kiiresti Põlva üle. Otsib joonel Volti, sööt on liiga palju. Marko Slastinovski rebib oma püksid juba seelikuks seal.
Nikola Naumil käed püsti, viimased sekundid. 5 on neid jäänud. Pall ei tule enam üle joone. Aeg on kohtunike arvates peale visata. Uku Tanel paneb pika viske. 22-20. Pärast 5 väravalisest kaotusseisust välja ronimist on Kehra võitnud 2 väravalise võidu oma kodusaalis. Nigela mängu alguse, aga seda võitluslikuma mängu teise poolega. Hästi alustatud teine poolaeg.